et millal on disain? Võib-olla tänase jutustamise lõpuks ma arvan ka, et millal on disain. Vaatame. Aga mõeldes, et nüüd ajale ja kohale, kus me täna oleme, siis mulle tundus, et muuseum on see koht, kus me vaatame tagasi olnule ja minu aeg on ka see, kus oleks aeg tagasi vaadata. Nii et selle tänase jutustamise ma teeksingi sellise tagasivaate olnule. Kui väike Saint-Exupéry joonistas kogu oma lapsepõlve elevanti seedivaid puamadusid ja keegi sellest aru ei saanud, kõik arvasid, et tegemist on kübaraga, siis talle soovitati, et õpi parem mingisugune asjalikum amet, et ära selle kunstiga jända. Ja ta õppiski lenduriks. Kui mina otsustasin minna õppima, tolle ajal seda sõna nagu disain ei teadnud veel keegi, otsustasin minna õppima Erkisse tööstuskunstnikuks, siis minule soovitati kodus, et mine parem õpi skulptoriks, et need pidid hästi teenima. Aga mina seda nõuannet kuulda ei võtnud. Nüüd üks teema, mille peale ma olen ka viimasel ajal palju mõelnud, on elukaar. Elukaart me kujutame tavaliselt ette sellise tõusma ja langema paraboolina. Aga väga sageli olen ma tudengitele, ka siin on neid tudengid kindlasti, kellele ma olen joonistanud seda sama elevanti seedivat puamadu. Ja selle kujundi peale mõeldes mul hakkas tunduma, et elukaar ei olegi üldsegi selline ühtlane tõusev ja langev joon, et pigem ta sarnaneb sellele kübarale. Ja kui me lisame siia juurde aastaarvud, tekitame ajatelje, siis võibki siis moodustub üks graafik, mida me võimegi vaadelda kui ühte inimese elukaart. Hakkab vaikselt nullist pihta, hakkab tõusma, saavutab oma tipu, siis tekivad väiksed kahtlusajad, kas ikka valitud tee oli õige, siis jõutakse veendumusele, et ju ta ikka oli ja siis edasi läheb juba selle kogutud kandamiga selline mõnus allasõit. Ja nüüd selle elukaare-kujulise kübara sisse mahub terve hulk olulisi inimesi, kes seda elukaart on mõjutanud või otsustavalt suunanud. Ja sellel teemal ma täna tahangi rääkida. Loomulikult on neid inimesi tunduvalt rohkem, kes on avaldanud mulle mõju või minu mõtteviisi suunanud, kellest ma olen eeskuju võtnud. Aga mõnedest ja kõikidest ei jõua lihtsalt rääkida. Aga mõned olulisemad olen ma siin välja toonud ja nendest tahaksin täna peatuda. Esimene inimene, oluline inimene minu elus oli kindlasti minu vanaisa. Ta oli ametilt insener-konstruktor ja töötas Tallinnas Franz Krulli tehases. Ja kodus oli meil selline suur joonestuslaud,
kus olid igasugused salapärased skeemid ja arvutused ja tabelid. Ja sahtlites sellised uhked tööriistad nende jooniste valmistamiseks. See kõik mind õudselt köitis ja aeg-ajalt istusin ka mina sinna joonestuslaua taha ja vedasin mingisuguseid rattaid ja jooni ja pulkasid ja kujutasin ette mingeid masinaid. Ja ma arvasin, et minust võiks ehk ka insener tulla. Peale 8. klassi oli vaja suvel hakata raha teenima ja ma töötasin 2 kuud Tallinna ehituskeramika tehase Paldiski maantee töökojas. Muidu ehituskeramika tehas tootis ehituskive ja igasuguseid muid keraamilisi tehnilisi detaile, aga selles Paldiski maantee töökojas seda juba ammu ei ole, selle asemel on hoopis uued suured majad. Seal tehti tarbekeraamikat. Ja selle töökoja juhataja oli tol ajal Leo Rohlin. Seal töötades ma sain kogeda ühe materjali loogilisust ja tehnoloogia loomulikkust ja nägin, kuidas valmivad väga ilusad toredad esemed. Ühesõnaga, selle tulemusel ma otsustasin, et minust ei saa inseneri, minust saab hoopiski tarbekunstnik. Ja oligi üks hetk siis keskkooli alguses, kus ma olin nagu parajas kimbatuses, et kumb tee siis ikkagi valida. Kuni siis aastal 1971 nägin ma Eesti Televisioonist saadet pealkirjaga Ajastu ja esemed. See mõjus mulle nagu puuga pähe. Seda saadet vedas Moidela Tõnisson ja jutustas seal arhitekt Uudo Jõvask. Ja ma kuulsin esimest korda selliseid mõtteid, et ühte eset ei tee heaks mitte see, et talle on lilled või ornament peale joonistatud, vaid hoopiski see, et teda on mugav kasutada, et kannust peaks saama nii valada, et lauale midagi ei valguks ja nii edasi. See kõik vaimustas mind nii tohutult, et oli ära otsustatud, et ma tahan ka õppida seda eriala. Seda sõna disain, tol ajal keegi isegi ei võtnud mitte suhu. Seda eriala nimetati tööstuskunstiks. Ja nii, et Uudo Jõvask oli üks selline minu elu ja ameti valimisel väga otsustav persoon. Oma õppimise ajal Jõvask oli muidugi selline ekstreemse käitumisega tüüp ja tihtipeale tudengid heitsid tema üle nalja ja nii edasi. Mul meenub seal seik, kus ta ilmus tundi väikese kassettmagnetofoniga, see oli tol ajal täiesti uus toode, uus ese ja ta pani selle tunnis lindistama oma loengut. Ja kui vaheajal välja läks, siis tudengid tegid sinna igasuguseid mökitavaid kitsahääli peale. Nii et ja ka minul õnnestus temaga oma õppimise ajal päris põhjalikult raksu minna. Aga midagi oli meis nagu ühendavat või mõtteviisides sarnast ja mind köitis just see, et ta oskas alati niimoodi kastist välja mõelda ja tulla välja niisuguste intrigeerivate teooriatega.
nii et hiljem, kui oma hilisemas elus me saime päris sõpradeks ja oma viimastel aegadel, kui ta oli vanadekodus, siis me olime päris tihedas kirjavahetuses. Nii et Ivask oli üks mehi, kes minu ametivalikul oli otsustav. No Bruno Tomberg, see on nüüd niivõrd suur mees, ja temast on palju räägitud ja ta on meile kõikidel nii palju tähendanud, et ma temal väga ei peatuks. Võib-olla nii palju, et mis mul on, 2 asja on temalt jäänud nagu väga kummitama. Üks on muidugi see näide, kuidas peab disainer mõtlema ja mida kõik disainerid ilmselt teavad, see on see jutt triikrauast ja kortsumatust riidest. See on sageli tuleb mulle meelde, kui ma mingi ülesande olen saanud või millegi üle pead murran. Ja teine, mis mind on jäänud kummitama, et minu viimasest kohtumisest Bruno Tombergiga, kui ma käisin tal külas, see oli mõned aastad enne tema lahkumist, me olime 1,5 tundi rääkinud kõiksugu maailma asjadest ja lõpuks ma proovisin seda juttu ka disaini peale viia ja siis enne lahkumist ta ütles mulle, et mis disainist me siin räägime, kui maad ja mered on reostatud. Et ma olen selle peale väga palju mõelnud. Et kui me, klassikaline disaini definitsioon on see, et disain on kas ese või protsess mingi probleemi lahendamiseks. Ja ma olen nii naljaviluks sinna seda definitsiooni täiendanud, et ta on ese või protsess mingi probleemi lahendamiseks, mis tekitab uusi probleeme. Ja mulle tundub, et Tomberg oma selle viimase lausega väljendas tegelikult seda sama mõtet. Nii, aga ma olin 3. kursusel ja aasta oli 77, kui Tomberg tuli mulle koridoris vastu ja küsis, et Soova, kas te olete midagi kuulnud CD-trükist? Ma midagi olin kuulnud, aga ma suurt sellest midagi ei teadnud. Selgus, et Erki poole oli pöördutud sooviga valmistada tapeedid Tammsaare muuseumil. Kadriorgu rajati või restaureeriti Tammsaare viimasesse elukohta tema maja muuseumi ja lähenemas oli tema 100. sünniaastapäev ja vaja oli sinna taastada või leida autentsed tapeedid ja prooviti siis, et äkki Erkis osatakse hädast välja aidata. Mina võtsin selle pakkumise hea meelega vastu, ma õppisin õhtuses osakonnas ja tööd oli vaja, see oli lepinguline töö. Ja ma hakkasin siis uurima, mis asi see CD-trükk on ja kuidas ta käib. Nii et see pakkumine oli jällegi üks oluline pöördepunkt või selline lükkamine mind mingis suunas. Tomberg andis minu käsutus ruumid, kus ennem oli olnud Erki ühiselamus, oli Säde tänaval, praegune vist Vaimu tänav. Need olid hiigelsuured, tühjad, kõledad, kütmata ruumid. Ma olin seal üksipäini ja hakkasin siis otsima lahendust,
nende tapeetide tegemiseks. Siiditrükk oli selline meetod, ta oli väga vähe levinud, kuna oli trükiga tegemist, siis oli ta loomulikult ka igasuguse terava silma või jälgimise all, sest kõik, mida sai trükkida või paljundada, see võis olla ohtlik tegevus, et mine tead, mida sa seal trükid ja paljundad. Ja hakkasin jälgi ajama, sain teada, et näiteks Raul Meel oli mees, kes on siiditrükki teinud. Käisin tema juures, mul ei õnnestunud midagi teada saada. Kõik oli väga salajane. Ta näitas küll mulle kõik oma töid selles tehnikas, aga kuidas neid tehakse, ma teada ei saanud. Ja siis ma kuulsin, et on veel üks mees, kes sellest üht-teist teab. Oli Aleksander Peek, tema ateljee töökoda oli kunstihoones. Ja väga huvitav mees. Ma ei hakka väga pikalt, muidu ma ei jõua selle tunni jooksul kogu oma juttu ära rääkida. Väga pikalt temast ei räägi, aga parasjagu näiteks oli tal käsil kosmoselaeva ehitamine. Põhimõtteliselt oli teatrikunstnik ja tegelenud kujutava kunsti ja graafiliste lehtede tegemisega. Aga tal oli ka tohutu hea tehniline vaist ja osavad käed, jagas elektroonikat ja mehaanikat ja kõike. Ja parasjagu ehitas ta kosmoselaeva mudelit filmi jaoks Navigaator Birks. Just ta ütles mulle, et korra oli see kosmoselaev juba valmis ehitatud, aga see nägi välja nagu Vene puussepade tehtud ja siis pöörduti tema poole, et saaks sellise asjalikuma lahenduse. Ühesõnaga, tegemist on väga huvitava isiksusega ja me tajusime vastastikku, et meil on mingisugune ühtemoodi asjade nägemine ja tema käest sain ma kõik vajalikud retseptid ja nõuanded, kuidas oleks võimalik siis siiditrüki tehnikas miskit teha. Nii et ma asusin tööle ja Tammsaare 100. sünnipäevaks olid 5 tapeeti trükitud. Kui keegi satub Kadriorgu, siis nad on siiamaani seal seinas ja küllaltki hästi säilinud. Jällegi võiks pikalt jutustada igasuguseid huvitavaid tollest ajast tingitud lahendusi. Näiteks Peek andis mulle nõu, kuidas saab trükivärvist, habemajamiskreemist ja steariinküünaldest siiditrüki värvi valmistada. Ja ka nii see kõik läks. Ja selle trükkimise jaoks siis ma hakkasin välja mõtlema mingisuguseid mehhanisme ja abivahendeid ja seadmeid. Ja siis viis elu mind kokku Mait Summa-Taavetiga. Summa-Taavet oli tulnud meile õpetama projekteerimist, aga samal ajal ta tegi sellesama muuseumi sisekujundust. Ma arvan, et see võis olla aastal 79. Ja töömaht oli väga suur ja Mait oli näinud neid minu valmistatud mehhanisme ja abivahendeid ja ta kutsus mind endale appi. Mait on
jah, oliv on, ta ikkagi on. Maidust peeti väga lugu just sellepärast, et ta teadis, kuidas asju tehakse. Ta on nii omal ajal välja õppinud tisler ja tema selline kuulsus või oreool oli just see, et kui ta läks oma kavanditega sinna arsi töökotta, siis töömehed pidasid temast lugu, need olid tõesti sellised kavandid, mida sai teostada erinevalt paljudest teistest. Ja Mait võttis mind siis appi joonestama. Ta ise tegi kavandid, ma käisin tema juures Kadriorus, mitte Kadriorus, vaid Meriväljal, kus ta elas. Ka need käigud olid väga huvitavad, sest ta oli teinud EXPO näitusele Jaapanis kujundusi ja toonud sealt kvadrofoonilise helisüsteemi ja kõik need jutuajamised, need olid hästi põnevad, aga siis ma sain tema käest kavand, läksin koju ja vormistasin nad tööjoonisteks. Ja sellega ma õppisin tegelikult selgeks sellise tehnilise kommunikatsiooni ehk oma mõtteid niimoodi paberile panema, et see oleks mõistetav kõikidele nendele, kes need asjad valmis pidid tegema. Ja no sealt oli siis 2 asja kokku panna ja oligi minu kooli diplomitöö teema otsustatud ja selleks oli siis CD-trüki seadeldis. Mul siin on üks fragment sellest, mis siin ta on juba tublisti ka tööd teinud. Aga minu diplomitööks oli siis selline töötav ristapuu, mis võimaldas nii täpset trükkimist, et sellega sai valmistada 4 värvi trükis, rastertrükis kujutisi. Aasta 1984 ja siin on nüüd need mitmed tegelased peal, kes on mul elus hästi olulised olnud. Tagareas, see on siis paremal, on Tõnu Soo, kes mõned päevad tagasi meie hulgast lahkus. Tõnu Soo õpetas meile graafikat. Keskel on siis Udo Ivask, Bruno Tomberg ja Mait. Ja tagareas on veel teises ääres on noor õppejõud Hugo Mikk, kes oli äsja lõpetanud ja hakkas meil õpetama joonistamist. Nii et minu see tee seal ERKis niimoodi sujuvalt läks tudengipõlvest üle siis õpetamise peale. Ja paralleelselt ehitasin ma ja täiustasin ja ehitasin veel CD-trüki abiseadeldisi ja vahendeid. Ja sain ühe suurema tellimuse üleliiduliselt kunstifondilt, kes oli ka kuulnud, et selline lahendus on olemas ja nad tellisid minult ka selle seadeldise ja selline ta valmis, aga pilt on nüüd oluline nüüd järgmise inimesega kohtumisel kontekstis. Et kõigepealt kohtusid meie objektid, ehk siis Mati Õunapuu. Matit ma muidugi teadsin varem, aga me kuidagi käisime teineteisest mööda
Mati oli minust ka vanem ja noh, eks ma vaatasin, ei oska öelda, kas ma alt üles vaatasin, aga noh, kuidagi ma pelgasin teda. Ta oli nii suur ja jõuline ja vedas nii olulisi projekte nagu Tallinna olümpiakujundus ja nii edasi. Aga 1984. aastal toimus vabariiklik tarbekunstinäitus. Ma ei mäleta, kas see oli iga-aastane või üle 2 aasta, kus olid väljas igasugused need vaasid ja lillekestega kõiksugused karbikesed ja nii edasi. Ja no seal taga oli ilmselt Ando Keskela, kes oli tol ajal kunstifondi peakunstnik, selle provokatsiooni taga, sest Ando teadis nii minu seda siiditrükipinti kui ka, ja olles ka ise muidugi disainer. Ja me panime sinna tarbekunsti-näitusele välja siis minu poolt selle siiditrükipingi ja Mati Haagis suvila. Et see oli nagu esimene kohtumine minul Matiga. Ja aasta hiljem otsis Mati mind üles ja kutsus enda oma seltskonda, et luua Arsi juurde disainigrupp. Mina tundsin tolleaegseid tudengeid ja värskeid lõpetajaid ja oskasin soovitada veel sinna disainereid juurde ja 85. aastal siis me moodustasimegi seal 5 disaineriga selle esimese Ars disaini seltskonna. Ma näen siin Raimo Sau on siin sellest seltskonnast meil siin esireas veel ja vist rohkem hetkel ei näe. Ja Matist ma ei taha ka rohkem rääkida, et see on omaette teema ja ka see Madis on omaette teema, et mina ei ole vast õige sellest üksinda rääkima. Siin on joonistus Matist. Meil oli nii palju tööd Madises, et me pidime võtma endale juurde abitööjõudu ja valisime siis tudengite hulgast endale 2 abilist. Üheks oli siis Üllar Karro, kes siin ka esireas istub, ja Üllar oli meil siis õpipoisiks ja kelle ülesanne oli siis kõike seda seal lihvida ja nühkida, mida me välja mõtlesime. Ja selle kõrvalt tal ei olnud väga palju aega koolis käia ja ka joonistustunnis käia, nii et ta visandas seal töökojas siis oma joonistustunni tarbeks või aine tarbeks siis pildi Matist, kus siin käib ühe auto modelleerimine. No üks pilt, kus Madises meie töö printsiip oli see, et meil oli kõigil 5 olid omad tugevused ja kui vastavalt sellele, mis ülesanne või teema meile sisse tuli, siis vastavalt sellele me panime kokku kas paarid või suurema grupi, kes just selle teemaga haakus. Nii et no, siin on nüüd pildil on näha 2 tööd, kus olen mina osalenud. Üks on see veider pesumasin, mis koosnes kraanikausist ja pesumasinast, kuna kogu
kuna Nõukogude Liidus oli 50 miljonit sellist tüüpkorterit, kuhu ei mahtunud pesumasin eraldi sisse ja siis oli vaja välja mõelda mingisugune lahendus. Et siis meie idee oli see, et see kraanikauss võetakse sealt pesumasina pealt ära, pannakse vanni peale ja siis nendest kraanidest siis saab seda pesumasinat täita, nii edasi. Ja seal taamal on veel üks objekt, see on välivoodi. Selle me tegime koos jällegi tänaseks kadunud väga, väga hea disainer ja minu väga hea sõbraga Tõnu Riidaga. Jällegi lugu on, miks ma seda pilti näitan, et kui veidraid lugusid võib olla, et meie üks suur tellija oli Dementiumi nimeline koondis, mis oli moodustatud N-liidu lennundustööstuse baasil ja pidi hakkama siis laiatarbekaupu tootma. Selleks, et mitte neid lennukitehaseid eraldi koormates tehti nende peale üks selline laiatarbekaupade tehas, pandi sinna tööle need lennundusinsenerid ja konstruktorid, keda karistati selle eest, et nende konstrueeritud üle helikiirusega Tu-154 Pariisis alla kukkus. Aga seltskond oli seal väga põnev, aga see meie ülesanne oli siis see, et ja nad ühe tootena, mida nad tegid, oli siis sellise alumiiniumtorust painutatud välimööbel, kokku käivad toolid. Nad kurtsid meile, et jaapanlased, kes neid ostsid suurtes kogustes, ütlesid, et ärge seda riiet sinna peale pange. Ja siis taipasid, et seda osteti ainult alumiiniumi pärast. Ja et leida siis mingi mõistlikum lahendus, siis meie saime ülesandeks välivoodi konstrueerida. Nii et selline heietus siia juurde. No jah, pildike ka sellest meie lõpuaegadest või viimastest aegadest, kui siis oli juba moodustatud väikeettevõtte Madis, see oli üks esimesi eraettevõtteid Eestis üldse ja me jõudsime juba oma asjadega ka Soome turuni, nii et siin me oleme väiksema seltskonnaga väljas Soomes ühel kodumasinate messil oma disainitud külmkapi ja elektripliidiga firmale Helgama. Aga tolleks ajaks me olime tohutu intensiivselt tööd teinud, nii et ööd ja päevad ja nädalavahetused ninapidi koos ja see hakkas ennast lihtsalt ammendama. Hakkas tekkima tahtmine midagi teha eraldi või omaette. Ja nii me vaikselt see Madis laiali läks ja üks niisuguseid viimaseid episoodi, mis olid veel servapidi ka Madisedega seotud, oli siis minul kohtumine ühe seltskonnaga, kes oli pähe võtnud hakata Eestis tootma personaalarvuteid. Nii et nüüd tuleb järgmine persoon, kes minu ellu on sekkunud. See on Anatol Sügis. Anatol Sügis oli geniaalne füüsik, elektroonik, konstruktor. Ta oli küberneetik peale lõpetamist, TEPi lõpetamist, töötas Küberneetika Instituudis ja oli seal lõpuks peakonstruktor.
pildil on ta enda konstrueeritud ja ehitatud elektrioreli ees, Variola, ja see ehitati valmis juba aastal 1959. Ja praegu see on Teatri- ja Muusikamuuseumis ja täiesti funktsioneeriv pill ja teda päris palju ka kasutati Eestis. Ja hiljem ta läks tööle sellisesse ettevõttesse nagu RET ehk raadioelektroonikatehas ja seal ta konstrueeris või mõtles välja, konstrueeris jah, laserplaadimängija, see oli üks esimestest maailmas. Ja neid toodeti 2700 eksemplari kokku, see oli siis Estonia 001C. 90. aastal RET lõpetas oma tegevuse ja see seltskond, kes oli sinna RET-i konstrueerimisbüroosse koondunud, lõid uue ettevõtte, sest neil tuli mõte, et on aeg hakata Eestis personaalarvuteid tootma. Ja sellel oli vaja disaini ja nii sattusin mina selle seltskonnaga ja ka Anatol Sügisega siis kohtuma. No kontekst on selline, et N-liidus sedalaadi arvuteid olid peaaegu kättesaamatud, sest valitses embargo, mingit sellist kõrgtehnoloogiat ei tohtinud sisse tuua. Ja sellesse mõte siis sellel seltskonnal tekkis, seal oli veel sellised inimesed nagu Ervin Kaeval ja seda vedas Tõnu Radik, kes praegu tegeleb droonide konstrueerimise ja väljamõtlemisega. Aga Anatol Sügis oli see, kes tegeles kogu selle arvuti sisemise arhitektuuri ja elektroonika kokkupanekuga. Ja minu ülesanne oli kogu selle asjal siis korpused vormistada. Ja sündis siis selline lahendus, mis, kui nüüd sellest disainist natukene lähemalt rääkida, siis see olukord oli, jällegi kontekst oli see, et lauaarvutid hakkasid alles tulema laiatarbe kasutusse, ja seetõttu nende välisele disainile ei olnud nii väga tähelepanu pööratud, neil olid rohkem labori või tööriistad, mis olid seina ääres ja kuidas ta ümberringi välja nägi, see ei olnud veel väga oluline. Aga see hetk oli just käes, kus nad ilmusid ka sekretäride laudadele ja teda sai mitmest küljest vaadata, tema asuvast ruumis muutus. Ja see hakkas ka minu seda disainikontseptsiooni siis juhtima. Ja teine, et ta oleks ümberringi vaadeldav. Ja teine asi oli see, et oli puht tehniline, tehnoloogiline piirang, mis seda disaini joonistas. Need olid ette nähtud plastmassist survevalu detailid, aga mida keerukam on detail ja mida suurem ta on, seda kallim ta on ja lausa pööraselt kallim. Nii et see tuli jagada mul väiksemateks osakesteks ja kujundada nad sellised, et neid kõiki saaks teha võimalikult lihtsate, kahepoolsete survevalu pressvormidega, et seda hinda alla viia. Kokku ma tegin neid mudeleid 25 tükki, need on kõik käsitsi kleebitud, painutatud, lihvitud ja värvitud, et mõte oli see, et need on prototüübid, millega siis saab käia ja neid demonstreerida ja endale kliente ja müüki hakata tekitama. Aga väga ruttu saadi aru, et tegelikult nii nüüd üldse need
üldse see äri ei käi, et arvuteid pannakse kokku hoopis teistel printsiipidel, kõik neid osasid toodetakse kuskil maailmas suurtes kogustes ja odavate hindadega, nii et sinna see projekt ka tegelikult jäi, et prototüüpidest ta kaugemale ei jõudnud. Aga Anatol Sügise juurde ma tulen hiljem veel tagasi. Jällegi tegemist oli väga huvitava ja sellise ekstreemse inimesega, et juba tol ajal ta käis aasta ringi lühikeste pükstega näiteks. Aga temast ma räägin veel natukene hiljem veel. Nii. Ja siis viis elu mind kokku sellise väga vastuolulise ja teistpidi väga andeka inimesega nagu Risto-Matti Radia. Radia oli siin juba mõnda aega Eestis ideid kalastanud ja noori andekaid disainereid otsinud, ideid otsinud. Üllar Karro oli temaga juba ka mõnda aega koostööd teinud. Nagu siin pildil on öeldud, et on andekas ja kompromissitu individualist. Me tegime koostööd kuskil 4-5 aastat. Selle aja jooksul sai välja töötatud ligikaudu 200 erinevat kavandit. Üllar joonistas Risto-Matile väga palju ideid ja kavandeid ette. Minu roll oli nendest kavanditest teha toodetavad esemed ja otsida neile Eestis allhankijaid, valmistajaid ja nii edasi, need otsad teha hinnapakkumisi ja mida iganes. Nii et see oli päris intensiivne ja pöörane aeg. Ja mida ma Risto-Matilt õppisin? Ma õppisin 2 asja. Esiteks sellist ta oli väga hea vaistuga ja väga tundlik inimene, kes tabas ära asjades oleva mingi potentsiaali või idee või soojuse ja oskas selle ümber tekitada jutustuse või tähenduse. Ja seda ma temalt õppisin. Teiseks ma õppisin temalt ka seda, kuidas ei tohi inimestega ümber käia. Siin on mõned esemed, mida siis selle 3-4 aasta jooksul sai loodud ja toodetud. Ja see oli hästi intensiivne ajajärk minu elus. Ja selle aja jooksul ma sain nagu aru ka sellest, et kuidas asju toodetakse, kuidas neid müüakse ja see tekitas minust teatud kahtlusi ja pettumusi. Ja see oli ka see aeg, kui Eestis oli tekkinud selline reklaamibuum,
kus maja seintel võis näha selliseid kolme korruse suuruseid reklaamtahvleid, kus sulle virutati näkku seal mingi kohvipaki või šampooniga. Ja see kõik tekitas minus sellise tunde, et tahaks midagi muud. Et me teeme küll palju tööd ja oleme sellest ise vaimustunud, aga lõpuks jõuab see kõik ikka ühte samasse kohta ja hakkasin otsima, et kas oleks võimalus natuke teistmoodi mõelda ja teistmoodi tegutseda. Ja siis sellest tekkis mul mõte, et üks kätt proovida arhitektuuriga. Aha. Ja aasta oli siis 98 ja täiesti juhuslikult ma kuulsin, et Meriväljal on keegi TPI õppejõud ehitanud passiivenergiamaja. See äratas mul tähelepanu, ma otsisin selle inimese üles ja läksin talle külla. Ja selgus, ja vaimustusin sellest ideest kohe. Selgus, et ta on ehitunud maja, kus on selline topelt suur klaasfassaad, mis siis kogub või kuumeneb päikese soojusest ja kütab kogu seda maja. See oli päris keeruline süsteem, ta oli keldris tohutu keris, suur mahuti, mis oli täis munakive. Siis oli seal igasuguseid ventilaatoreid ja pumpasid ja lüliteid ja releesid, mis siis seda sooja õhku pumpasid sinna keldrisse läbi nende kerise kivide ja sealt omakorda need läksid igasuguste kanalite ja klappide ja tüüside kaudu tubadesse laiali. Ja siis mul tekkis mõte, et kõik on õudselt vahva, et kasutame passiivenergiat. See on kõik tore, aga mis siis juhtub, kui see autor peaks nagu siit elust lahkuma, siis on kogu see muu seltskond ikka puhta hädas. Nad ei tule toime kogu selle keeruka masinavärgi ja selle juhtimisega. Ja ma mõtlesin, et peab olema midagi lihtsamat. Seda kõike saaks teha ka, peaks saama teha ka ilma nende ventilaatorite, klappide ja lülititeta. Ja nii ma siis hakates asja uurima ja kirjandust lugema, jõudsin siis oma järgmise objektini, ehk siis energiasäästlik maja. Tolleks ajaks oli mul Muhu saarel suveelamine, ja see oli sobiv koht, kuna mul oli ka kogu sellest linna peale tungivast atmosfäärist kõrini, ja siis ma otsustasin, et see on see õige koht, kus oma ideid katsetada. Ja selle Muhu maja puhul ma siis rakendasin kõiki neid nii-öelda ökoehituse põhimõtteid, orienteeritust ilmakaarte järele ja ruumide paigutust, soojemad ruumid keskel ja tööruumid läänes ja säilitusruumid idas, mis kõik arvestavad siis nii päikese liikumise ja temperatuuride ja varjude ja valgusega.
ja idee oli siis seesama topeltfassaad, mis korjab päikesevalguse kokku, salvestab seal taga olevasse seina aga ei ole vaja mingit keerukat mehaanikat, tuleb lihtsalt teha lahti allkorrusel olev uks ja üleval korrusel olev aken ja see õhk hakkab iseenesest seal siis ringlema ja seda maja kütma. Selle projekti ma siis teostasin kuskil siis aastal 1999 ja tolleks ajaks olin ma tegelenud üsna niivõrd paljude asjadega, et mul lihtsalt käed sügelesid lihtsalt iseenda jaoks midagi luua ja nii ma selle majaga siis ka sisustasid enda kujundatud või disainitud elementidega alates vaipadest kuni mööbli ja valgustiteni ja järgides siis igal pool seda ökoloogilise ehitamise ja elamise printsiipi, et kasutada võimalikult palju enda lähedalt ja lokaalseid materjale ja võimalusi. Nii, ja nüüd me jõuame uuesti Anatol Sügiseni. Anatol Sügis oma elu lõpupoole pühendas ennast tervislikule eluviisile. Ta oli täis taimetoitlane ja kuna ta on läbi ja lõhki teadlane, siis see teadlase järjekindluse ja metoodilisusega asus ta ka seda teemat läbi hammustama. Siin ta on ühe Õhtulehe artikli juures oleval pildil. Miks ta ennast nüüd niimoodi on dekoreerinud, sest ta oli päris meeleheitel, sest tuli üsna palju enda arvates arusaadavalt rääkinud sellest, kuidas peaks elama ja kuidas peaks sööma ja kuidas peaks endale toitu kasvatama, aga keegi ei võtnud teda kuulda. Ja et tähelepanu äratamiseks ta arvas, et ei olegi, kui sa räägid mõistlikku juttu, siis see kedagi ei huvita, aga kui sa teed mingisuguse lolluse või rumaluse, siis see äratab tähelepanu ja siis ta otsustas ennast niimoodi selle foto jaoks dekoreerida. Ja minu teine kokkupuude Anatol Sügisega oligi tollel ajal ja mida ma temalt õppisin ja kuidas ta mind mõjutas. Esiteks ma õppisin viljapuid lõikama. Ta oli välja mõelnud mõned sellised viljapuude nii lõikamise kui ka pookimise võtted, mis töötasid 100% ja andsid nagu väga hea tulemuse. Ta tegi mulle põhjaliku õppetunni ja teiseks ta nakatas mind ka huviga iseendale toitu kasvatada. Ta katsetas igasuguste põhupõllunduse ja selliste meetoditega ja see viis ka mind selleni, et ka praegu pakub mulle väga suurt naudingut ise endale
paljusid toiduaineid kasvatada. Edasi läks siis eluga niimoodi, et ühel päeval helistas mulle Martin Pärn ja küsis, et kas ei tahaks tulla kooli jälle õpetama. No tahtsin küll. Ja nii ma siis sattusin jällegi uuesti ERK-isse, siis ta oli vist juba EKA, jah. Kuigi ma väga pikalt ära ei ole olnud, ma niimoodi episoodiliselt käisin nii nahakunstnikke kui keraamikuid seal mõningaid kursusid õpetamas. Ja nii ma siis sattusin uuesti disaini kateedrisse ja siit ilmub mu ellu nüüd viimane selline inimene, kes sekkus minu ellu, ehk siis Massaio Aave. Massaio Aave tuli meile õpetama aastal 2007, juhatama meie osakonda. Jah, nii et Massaio Aave on siis, ma olen siin kirjutanud nii, et tema iseloomustamiseks, et ta on öelnud, et disain on avastamisprotsess ja põhjalik multisensoorne kogemus, mida tuleb arendada juba noorest east peale. Ja ta juhatas meie osakonda aastatel 2007 kuni 2009. No, minul oli Massaioga, ta muuseas praegu Eestis ja juhatab ühte töötuba EKAs. Just täna taga kohtusin. Minul tekkis temaga hea klapp ja põhjuseks oli just see tema tunnetuslik lähenemine, mida ta nimetas haptic disainiks ja mille sobivust minu enda loomusega ma olin tajunud juba nendest koostöö aegadest Risto Matiradiaga. Nüüd Massaio tekitas ta on küll väga huvitav ja tore, aga ta tekitas meie osakonnale tohutu finantsilise augu. Ja selle tõttu ta oli sunnitud lahkuma. Ja kuidagi juhtus nii, et siis tehti ettepanek minule seda osakonda edasi vedada. Ja minu peamiseks ülesandeks või esimeseks ülesandeks oligi siis see osakond uuesti august välja aidata. Paari aastaga see põhimõtteliselt ka õnnestus. Mul vedas selles mõttes, et just sel ajal hakkas EAS jagama innovatsioonitoetusi ettevõtetele, et nad teeksid kõrgkoolidega koostööd. Ja meil tekkis ukse taha päris suur järjekord mitte ainult ettevõtjaid, seal oli ka tõsisemaid ettevõtjaid, aga oli ka igasugu veidrate ideedega üksiküritajaid. Valisime nende hulgast projektid, mis tudengitele ka midagi õpetaksid ja võimalusel sidusime need tellimustööd oma õppeprojektidega, aga hakkasime ka tegema lisaks lepingulisi töid väljapool õppetööd. Selleks me sisustasime, tol ajal me olime juba Estonia puiesteel ja sisustasime sinna Kööningu korrusele ühe tööruumi, kus siis tudengid said
peale õppetööd või õhtusel ajal nende projektidega tegeleda. No, minu mõte oli see, et kui tudeng peab niikuinii endale elatist teenima, siis ta võiks ju seda teha juba oma erialase tööga ja juhendajate silma all ja toel. Nii et paari aastaga õnnestus Massaio jäetud finantsiline auk ära lappida ja veel suur puhi ka peale teha. Ja me ei ole täpselt kokku lugenud, palju neid projekte me tegime, aga palju oli neid kindlasti, ma arvan, et kuskil 100 ringi ehk tuleb ära. Suur osa neist jäidki ideedeks ja katsetusteks, aga olid ka mõnedki edulood. Päris mitmed tudengid said nendest projektidest ka endale edaspidiseks eluks tööandjad. Võib näiteks siin mainida Milremit, kus on praegu töötab juba 2 tudengit ja mis sai alguse meie kooliprojektist. No, siin vast meie kõige laiemalt tuntud ja kuulsam töö, see on siis Keris Huum, mis oli aastal 2012, kui meie poole pöördus üks noor härra, kellel oli idee hakata keriseid tootma ja tegime kursuse projektina siis talle kaandeid. Siin on nüüd Mihkel Masso, kes on vist ise ka seal tagareas, nii lehvitab. Autor on Mihkel Masso, juhendajad on Üllar Karro ja Sven Sõrmus, ka kõik siin. Reet Ott oli, ei mäleta, mis aastal sai see Keris Reet Otti. Samuti on see bränd nimega Huum meie osakonnas välja mõeldud. Selleks me tegime nimekonkursi ja selle konkursi võitis Masso, kas sa tead? Ja just selle Markus Marx mõtles välja selle Huumi sõna. Nii et mõnedki projektid on meil läinud siin ka edukalt päris ellu. Nii. Nüüd tagasi selle Kaabu juurde. Et kui nüüd seda kaabukujulist elukaart vaadata ja siis mulle tundub, et selle võib jagada pooleks. Esimeses pooles me otsime, ma ei saa kõigi nimel rääkida, mina olen otsinud vastuseid küsimustele, kuidas. Kuidas midagi teha saab. Otsinud võimalusi. Aga elu teises pooles olen ma otsinud vastuseid küsimusele, miks. Need samad küsimused, et kuidas ja miks on selle eriala jaoks ju ka tegelikult kõige tähtsamad küsimused. Võib öelda ka seda, et kuidas tähendab praktikat ja miks teooriat. Need 2 peaksid kuskil keskel kokku saama. Kui sellele mõlemale küsimusele on õigesti vastatud ja ühel hetkel nad kohtuvad, siis ongi disain.
kui üks neist on puudu, siis ei ole disaini. Et disain on, vabandage väljendust, aga ta on nagu rasedus. Ta kas on või ei ole. Ma arvan, et ei ole halba disaini. Nii, ja nagu ma alguses ütlesin, et ma üsna sageli olen tudengitele joonistanud seda kübarakujulist puamadu, kes elevanti seedib ja just selleks, et näidata, ja öelda, et tooge kõik oma ideed lagedale, joonistage nad paberile ja tooge nad lagedale, sest võib juhtuda, et seal teie idees on mingisugune peidetud potentsiaal, mida te ise ei märka. Võib-olla selle kübara kõhus ongi mingi geniaalne idee. Ja juhendaja ülesanne, õppejõu ülesanne on seda potentsiaali märgata, seda ära seletada ja juhtida tudengit selle äratundmise poole. Võib-olla jah, lõpetusega, ma olen ka mõelnud, et või seda kuidagi ka põhjendada, et miks me teinekord joonistame lahenduse, milles on olemas potentsiaal hea disaini loomiseks, aga me seda võib-olla ise alati ära ei tunne. Ja võib-olla üks põhjus on see, et kõik asjad ei eksisteeri ainult meie pealuude sees. Inimesed on umbes 50 000 aastat tagasi arvatakse, et on leiutatud kivikirves. See tähendab, et on osatud otstarvet, materjali ja valmistamist nii kokku panna, et sünniks üks oma eesmärki täitev lahendus. Ja on omandatud, inimkond on omandanud sellised vaistlikud ellujäämise ja toimetulemise oskused, millest me ei pruugi isegi väga teadlikud olla. Ja selleks ongi vaja seda elevanti või puamadu lahti võtta ja seda elevanti sealt seest üles otsida, aidata. Nii, et jah, rohkem mul ei ole midagi öelda.